tere, täna räägime ühest 20. sajandi kõige dramaatilisemast pöördest. Nimelt sellest, kuidas ja miks see esimese maailmasõja järgne suur demokraatia laine Euroopas nii uskumatult kiiresti kokku kukkus ja asendus jõhkrate diktatuuridega. Ja see ongi see suur küsimus, eks ole, see on justui ajalooline mõistatus. Sõda, mis pidi ometigi tegema maailma demokraatiale turvaliseks, oli just läbi saanud. Uued demokraatiad tärkasid kõikjal. Mis siis läks nii katastrofaalselt valesti, et see helge unistus asandus nii kiiresti tõelise uudusunenägaga? Okei, lähme ajas tagasi. Kohe pärast sõda oli õhus tunda optimismi. Vanad impeeriumid olid langenud ja nende asemele kerkisid uued riigid, mis kõik võtsid vastu uhked demokraatlikud põhiseadused. Aga see kõik oli ehitatud väga hapratele alustele. Võtame leikiks Itaalia. Kuigi nad olid justkui võitjate poolel, tundsid nad end täielikult reedetuna. Rahukonverentsil ei antud neile kõiki neid alasid, mida neil oli lubatud, ja see tekitas sellise sügava, näriva pettumuse ja tunde, et kõik need ohverdused olid asjata. See oli ideaalne pinnas radikaalsetele ideedele, mis lubasid rahvusliku uhkuse taastada. Ja nüüd vaatame, kuidas see kõik lagunema hakkas. Asi polnud kunagi ühes ainsas sündmuses. Ei, see oli mitmelaastava kriisi koosmõju. Selline täiuslik torm, mis lihtsalt pühkis minema igasuguse usu demokraatlikku korda. Need 4 punkti siin, need ei olnud eraldiseisvad probleemid. Oi, need toitsid üksteist. Majanduskrahv tekitas ühiskonnas tohutuid pingeid ja rahutusi. Ja nendega pidid siis tegelema valitsused, mis olid killustunud ja kogematud. Need koalitsioonid, mis koosnesid paljudest eri huvidega parteidest, olid tihti täiesti halvatud ega suutnud mingeid otsuseid langetada. Ja inimesed lihtsalt kaotasid lootuse ja hakkasid otsima kedagi, kes lubaks lihtsalt korra maja lüüa. See number siin, 6 miljonit, see näitab selle meeleheite ulatust paremini kui miski muu. Kujutage korraks ette, 6 miljonit töötut ja seda ainult kui Saksamaal. See ei ole lihtsalt statistika. See on 6 miljonit perekonda ilma sissetulekuta, ilma igasuguse lootuseta. Ja täpselt sellises olukorras hakkavadki inimesed kuulama neid, kes pakuvad äärmuslikke ja pealt näha lihtsaid lahendusi. Ja lisaks sellele majanduslikule kaosele oli õhus veel midagi mürgist. Saksamaal levis laialt seni nimetatud selga pussitamise legend, müüt, mis väitis, et armee tegelikult ei kaotanudki sõda lahinguväljal, vaid poliitikud, sotsialistid ja juudid reetsivad kodus. See narratiiv oli täielik mürk ja see õõnestas uue demokraatliku valitsuse autoriteeti alguses peale. Ja täpselt sellisest kaosest ja pettumusest kerkisidki esile nemad. Diktaatorid. Nad esitlesid end rahva päästjatena, lubasid taastada korra, rahvusliku uhkuse ja pakkusid kiireid lahendusi absoluutselt kõikidele probleemidele. See ajajoon siin on päris ehmatav, kui aus olla. See näitab, kui šokeerivalt kiivesti see kõik juhtus. Sisuliselt 20 aasta jooksul langes üks demokraatia teise järel. See ei olnud mingi aeglane protsess, see oli kiire ja halastamatu laine, mis muutis Euroopa kaardi tundmatuseni. Okei, me teame nüüd, miks see juhtus. Aga nüüd on küsimus, kuidas? Kuidas need uued režiimid suutsid võimule tulla ja seda hoida? Tuled välja, et nad kasutasid väga sarnaseid tööriista ja strateegiaid, et purustada igasugune vastupanu ja allutada terve ühiskond. Sisuliselt võib selle meetodi kokku võtta 3 põhisambaga. Ja mis on siin juures ülioluline mõista, need ei toiminud kunagi eraldi. Need töötasid koos, luues süsteemi, millest oli peaaegu võimatu välja murda. Esimene sammas. Isikukultus. Juht ei olnud enam lihtsalt poliitik. Ei, ta oli sümbol. Peaaegu jumalik kuju. Mõelge nendele tiitlitele. Il Duce, juht Mussolinile. Der Führer, jälle juht Hitlerile. Need polnud juhuslikud. Need pididki rõhutama, et tema sõna on seadus, tema tahe on rahva tahe, igasugune kriitika juhi vastu oli reetmine. Teine sammas, totaalne infokontroll. Propaganda ei olnud lihtsalt mingi sõnumite edastamine, see oli alternatiivse reaalsuse loomine. Riik kontrollis absoluutselt kõike, mida inimesed nägid, kuulsid ja lugesid. Nii tagati, et režiimi vaatenurk oleks ainus võimalik tõde. Sellest sai õhk, mida kõik hingasid. Ja 3. sammas, puhas toores terror. Gestapo, OVRA, NKVD.
Need nimed ei vaja pikka selgitust. Need olid Saksamaa, Itaalia ja Nõukogude Liidu kurikuulsad salapolitseiüksused. Režiimi raudne vusikas ja ainukesi nende olemasolu oli pidev ähvardus, mis hoidis kogu ühiskonda hirmu all. Nende organisatsioonide eesmärk oli tegelikult väga lihtne. Hoida rahvast pidevas hirmus ja kuulekuses. Nad olid kõikjal. Nad jälgisid, kuulasid päält. Igaüks võis olla informaator, su naaber, su töökaaslane ja iga vale sõna võis viia arresteerimiseni, piinamiseni, ilma igasuguse kohtuta. See oli pidev hirmuõhkkond. Aga siin on üks oluline nüanss, millest peab aru saama. Kuigi kõik need režiimid olid rõhuvad, ei olnud nad siiski täpselt ühesugused. Kontrolli tasemes oli selge vahe. Ja see tabel siin toob selle erinevuse hästi välja. Autoritaarsed režiimid, ütleme nagu 1930. aastate Eestis, need tahtsid eelkõige poliitilist kontrolli, et keegi kritiseeriks valitsust, aga inimeste eraelu jäeti üldiselt rahule. Totalitaarsed režiimid, nagu Natsi-Saksamaa või Stalini Nõukogu Liit, tahtsid aga midagi palju enamat. Nende eesmärk oli kontrollida absoluutselt kõike. Tööd, pereelu, noorteorganisatsioone nagu Hitlerjugend, kunsti, teadust ja isegi inimeste murteid. Nad tahtsid luua täiesti uut tüüpi inimest. Ja see toobki meid tänasesse päeva. Ajalugu ei korda ennast kunagi üks-ühele, aga see pakub meile väga hoiatavaid õppetundeid. Majanduslik ebakindlus, sügav poliitiline lõhestatus ja see ihalus lihtsate lahenduste järele, need olid need tingimused, mis sillustasid tee diktaatorile peaaegu 100 tagasi. Ja küsimus, mille me peame endale esitama on, milliseid kajasid nendest ohtudest näeme me enda ümber täna? Ja kui vastupidavad on meie endi demokraatiad,